Muutus algab märkamisest. Enne, kui saame liikuda erinevate tehnikate õppimise ja asjade muutmise juurde, peame alustama millestki lihtsamast. Me ei saa muuta midagi, mida me ei märka. Muidugi me märkame iga päev lugematul hulgal erinevaid asju, mis meie tähelepanu tõmbavad. Sõbranna uut soengut, liiga suurel kiirusel liginevat autot, seda, et kõht on juba nii tühi, et pea hakkab ringi käima. Aga sageli need asjad, mida me märkame, on automaatsed, väga intensiivsed ja võib-olla sellised, mis on meie keha ellujäämise seisukohalt väga olulised. See aga ei tähenda, et nad oleksid meie vaimse tervise või heaolu seisukohalt kõige olulisemad. Ei tähenda ka sageli seda, et me märkaksime neid õigeaegselt. Ja ammugi mitte ei ole need asjad, mis aitaksid meil tuvastada meie vanu ja enam mitte toimivaid mustreid. Pigem vastupidi. Samuti märkab meie aju väga palju asju, mis meie teadliku tähelepanu fookusesse kunagi ei jõua. Ja sellegi poolest need asjad kujundavad meie kogemust ja heaolu. Õnneks on teadlik märkamine ka oskus, mida me kõik saame õppida. Tänapäeva maailmas me räägime teadliku märkamise kontekstis väga palju sellisest asjast nagu teadvelolek või mindfulness. Aga sedasama teadlikku märkamist on praktiseeritud aastatuhandeid selliste tegevuste käigus nagu meditatsioon, jooga, kontrollitud hingamine, tai chi, aga ka näiteks palvetamine. Loomulikult saab teadlikku tähelepanu praktiseerida igasuguseid tegevusi tehes. Erinevus on peamiselt selles, et kui sügavale oma kogemuse sisse me süübida tahame. Siin õpitavate praktikate eesmärk on eelkõige harjutada märkamist sellistes igapäevastes olukordades, et tuua seda oma tavapärastesse tegevustesse. Õppimise ja vilumise kujundamiseks muidugi me peame alustama teatud piiritletud praktikatest. Ent selle eesmärk ei ole jäädagi neid praktikaid elu lõpuni tegema, kui just mõni neist väga meeldima ei hakka. Vaid liikuda edasi selles suunas, et suudaksime neid tegevusi, mida me ise tahame, mis meie ellu väärtust toovad, teha ja läheneda neile samasuguse teadliku tähelepanuga. Oskused, mida me selleks harjutama hakkame, on meil siin näha ja lugeda. Nendeks on vaatlemine ilma sõnadega kirjeldamata. See ei ole päriselt võimalik, sest meie pea annab meie kogemusele sõnu üsna automaatselt, ent me saame nihutada oma tähelepanu fookust sinna suunas. Ja siin mõtleme nii oma sisekogemuse kui välise maailma kogemuse märkamist sellisena, nagu ta meieni jõuab. Teine oskus on kirjeldamine ilma hinnanguid andmata. Ka see ei ole päriselt võimalik, ent me saame õppida eristama seda, et mis on meie kogemuse kirjeldus ja mis on meie hinnang sellele kogemusele. Kolmandaks, õpime osalema täielikult, ilma ennast kõrvalt vaatamata, aga ilma ka mõtlemata sellele, et mida ma järgmiseks teen või mida ma näiteks varem sarnast asja tehes kogesin. Õpime mõtteid vaatlema, ilma nendesse kinni jäämata, neid faktidena tõlgendamata või nende alusel käitumata. Ja viimaks õpime vaatlema oma kogemust, ilma püüuta seda muuta või ära ajada või sellele kuidagi moodi tingimata reageerida. Kõik need oskused on meil tegelikult juba praegu olemas ja igal ühel tuleb meist mõni paremini välja kui teine. Peamine eesmärk, miks me siin harjutame, on järele aidata neid oskuseid, mis võib-olla nii hästi välja ei tule ja omandades oskus neid praktikaid kasutada teadlikult ja paindlikult nende vahel vahetada või valida, kui see vajalik peaks olema.
ükski nendest eesmärkidest ei saa kunagi täielikult täidetud, sest need asjad, millest ma alguses rääkisin, seesama kiiresti lähenev auto, tühi kõht või sõbranna uus soeng, aga ka näiteks igasugused, eks ole, muremõtted, töötähtajad, ülemuse kriitika ja muu selline, millega me igapäevaselt oma peas kokku puutume. Need jäävad alati meie tähelepanu automaatselt tõmbama. Ja see on hea asi. Mida me saame teha enda heaks, on see, et me õpime seda märkama ja seda suunama ja tekitama sinna märkamise ja oma reageeringute või käitumise vahel selle väikese pausi, kus me saame ise korraks mõelda ja valida, kuidas me tahame nende asjade suhtes käituda või reageerida. Et need automaatsed tähelepanekud ja märkamised ei kontrolliks meie elu, ei võtaks seda elu üle. Nii et märkamisteni.